Tervist! Täna räägime Homo sapiens delegatost ehk eesti keeles delegaadist ning uurime tema päevaseid tegevusi. Nüüd alustame kõigepealt statistikast. Keskmine delegaat kaalub umbes 65 kilogrammi, on 17-aastane ja und ei tarbi. On olemas nii emaseid kui ka vähem emaseid delegaate. Siin võime näha neid nende loomulikus keskkonnas, toitumas. Vaadake, kuidas nad kiskelikult taimetoitu rabavad. Mõni ammutab elunektarit kohalikust kaevust. Siin keskkonnas on väga harv juhus, et leida üks delegaat. Me leidsime ühe ja me torgime teda. Äkki kui me talle toitu anname, ta ei ründa. Tundub, et ei ründa. Ei ole ohtlik isend. Siin tuleb olla vähe kaadasa. Siin käib kõva ajude ragistamine komisjonile. Lähme uurime ühte komisjoni lähemalt. Siin võime näha delegaate ajusi ragistamas. Võime näha, kuidas beetaisane nooremaid karjaliikmeid suunab, juhib ja käsutab. Vaadake nende hirmunud karjaliikmete pilke, kes andunud karjaisasele alluvad. Oi, teie juba siin. Mina olen Timothy. Nagu paljud teist teavad, ei osalenud mina Eesti poliitvideotes valimiskool. Miks? Sellepärast, et mind lihtsalt ei valitud. Kuid tõestamaks, et ma olen selleks suuteline, otsustasin ma teha enda versiooni. Linnakool. Siin ta on. Tervist, kallid delegaadid! Täna räägime, kuidas saab linnaelanik mõjutada linnaelu ka peale valimistele minemist. Alustame rohujuure tasandist. Kõige kergem on kandideerida korteriühistusse või asumiseltsi. Nende kaudu võib lahendada trepikoda, asumit ja lähiümbrust puudutavaid küsimusi. Tallinnas on kuulsad asumiseltsid näiteks Jukendali selts, Alamaja selts ja Uue Maailma selts. Noortel on võimalus kandideerida noortevolikokku. Läbi noortevolikogu saavad noored mõjutada Tallinna linnaelu. Esiteks on neil hääleõigus Tallinna linnavolikogus, hariduse ja kultuurikomisjonis. Teiseks on võimalus neil teha lobitööd ehk käia poliitikutele senikaua pinda, kuni nad nende sõna kuulda võtavad. Kui sa oled juba 18-aastane, ei pea sa piirduma noortevolikoguga. Sina saad kandideerida ka linnavolikokku. Linnavolikogus saaksid võtta juba otseseid otsuseid vastu, kuidas linnaelu muutub. Kui sa arvad, et linnavolikokku pääsemiseks ei ole sa suuteline kokku koguma piisavalt hääli, on sul võimalus kandideerida ka linnaosa halduskogusse. Seal saad sa lahendada linnaosa sotsiaal- ja kommunaalprobleeme. Kui aga endiselt pole sa rahul linnakorraldusega, võid sa näidata oma meelehärmi linnaaisadele otseselt. Seda kas näiteks meeleavaldusega, nii nagu tehti Ukrainas Euromaidanil või kogudes allkirju. Kui mingi petitsioon saab vähemalt 5000 allkirja, peab linnavolikogu hakkama seda menetlema. Kuid kõige lihtsam viis linnaelu mõjutamiseks on võtta otseühendust poliitiku endaga.
Kuna tema on häälenäljas, teeb ta oma võimsuses kõik, et võita sinu poolehoidu. Kallis delegaat, loodetavasti nüüd tead, kuidas muuta linnaelu ja mitte ainult viriseda, sest kui sa võtad midagi ette, läheb elu paremaks, nagu näiteks Ukrainas. Tere, mul oleks vaja jõuda 5 rikkama eurooplase hulka. Tule taevas appi!